tere, armas esimene B-klass. Maalime jälle üle hulga aja. Täna alustame kollasega. Ja alustame niimoodi, et see kollane tuleb kohe üle paberi igale poole. Muudab meie paberi säravaks. Annab natuke soojust juurde. Paber oli mul enne juba märjaks tehtud ja aluse külge kinni pandud. Nii et esimene samm on hele kollasega terve paber maalida. Ja järgmisena võtame me tume sinist. Ja maalime niimoodi, et jätame siia sinise sisse. Sellised kollased laigukesed. Vaatame, mis meil sellest välja tuleb. Nüüd tuli meile siia hoopis üks uus värv külla. Ja see uus värv on üks saladus, mis on kollasel ja sinisel. Kollase ja sinise ühine saladus. Maalimiseks võime võtta kohe hästi palju aega, et meil oleks rahulikult mõnus maalida. Et meid ei ootaks mitte miski praegu ees. Et me saame mõelda ainult sellele, kuidas me maalime. Ja kui me paneme kollast, siis me muudame heledamaks. Ja kui me natuke tahame tumedamaks, siis me võime sinist juurde panna. Ja roheline on selline hea värv, mis on natuke ka uinutav. Aga et me rohelises päris magama ei jääks, siis paneme siia seda soojemat punast. Sul on ka kodus kõik värvid olemas. Siis sa saad võtta. Meil käib siin õues praegu aiaehitus ja siis hõigutakse inimesi.
sest keegi ei tea, et ma siin maalin teiega praegu. Siis natukene häiritakse meie maalirahu. Võtan siit sooja kollast ka natuke selle oranžile lisaks. Ja kui nüüd natukene ilmad soojemaks lähevad ja aknast välja vaadata või õue minna, siis võib avaneda selline samasugune pilt väljas. Et on ühed rõõmsad värvilaigud muru sees. Nüüd mul on siin kaamera ees või teisel pool kaamerat on need rõõmsad lapsed, kes ei taha tulla teile ennast näitama, aga teevad vigurit mulle seal teisel pool. Värvi peab olema täpselt parasjagu ja vett ei tohi ka väga palju olla, muidu hakkab kõik siin ujuma meil. Nii, aga ongi valmis. Ja alla panen oma nime ka. Ja täna on 27. aprill. Tore, aga ootan sinu maalimist ka siis ja maalipilte, et su vanemad mulle saadaksid.